Nii, tere päevast kõigile. Räägime konkurentsivõime kasvu toetusest nii-öelda lühikeses kirjapildis, pikema kirjapildi just nägite ekraanil ka ära ja see toetus meede töötati välja selleks, et tekiks maapiirkonda juurde uusi hästi tasustatud töökohti. Et kui ettevõtete konkurentsivõime paraneb, siis tõenäoliselt käive kasvab, kasum ka suureneb ja tekib vajadus uute töökohtade järgi ja tekib ka võimalus neid luua. Selle toetuse abil siis on võimalik maapiirkonnas tegutsedes soetada endale kas siis uusi seadmeid, uusi tootmisvahendeid. Nüüd on tihtipeale küsitud, et mis asi on maapiirkond. Maapiirkond on väga täpselt paika pandud Statistikaameti reeglite järgi. Need on need külad, alevid, väikelinnad, mis asuvad maalises või väikelinnalises asustuspiirkonnas. Võõras mõiste võib-olla paljudele, et mis asustuspiirkond on, aga see paistab siukse kaardi peal Statistikaameti kodulehel ja PRIA veebilehel täpselt samuti on selline pilt, kaart ja kõikide nende linnade ja asulate nimed ka siis selles metoodikas ära toodud. Saab vaadata, et kas minu ettevõte on siis linnaline, väikelinnaline või maaline asustusüksus, kus ettevõte mul tegutseb. Eks see hall ja roheline ala on siis see, kus ma saaksin oma ettevõtte jaoks mingit investeeringut selle toetuse abil teha. Välja arvatud Tallinna linnaga vahetult piirnevad maakonnad, mis on Harku, Saue, Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme ja Viimsi. Nendes piirkondades seda toetust kasutada ei saa. Kes on oodatud seda toetust kasutama ja oma konkurentsivõimet kasvatama ja siis uusi töökohti looma? Kõik ettevõtjad, olgu nad siis füüsilisest isikust ettevõtjad või nad olgu äriühingud, aga ka sihtasutus, kes tegeleb ettevõtlusega. Et kõigile kehtivad samad reeglid, hiljem korraks mainin need ka üle, et need eeldused on see, et see organisatsioon, see ettevõtlusega tegeleb sihtasutus peab olema vähemasti 2 majandusaastat tegutsenud, majandusaasta aruanded peavad olema kättesaadavad. Mõlemal viimasel majandusaastal peab vähemasti 1 aastaringne töölepinguga töötaja tööl olnud ja müügitulu mõlemal 2 viimasel majandusaastal peaks vähemasti 40 000 eurot olema. Et kui see nii on, siis on täitsa võimalik taodelda uute seadmete ostmiseks toetust sellest toetusmeetmest. Nüüd raha saaks küll kasutada seadmete ostmiseks, uute tehnoloogiate juurutamiseks, aga mis siis vastu oodatakse? No, vastu oodatakse seda, et vähemasti 1 uus töökoht peab saama loodud sinna samasse asukohta, kus siis need seadmed paigaldati või see ehitis ehitati, mis seda toetuse abil siis sai ehitatud. Ja inimene peab ka tööl olema võetud ja tööleping sõlmitud selle inimesega. Nüüd mõnikord on küsitud, et kui ma teen päris mitmes kohas mingisuguseid töid, et kas siis on ka okei, kui ma ainult 1 inimese tööle võtan juurde, täiendava töökoha loon. Siin on hästi lihtne reegel, et kui kusagil mingis kohas, nüüd mul ettevõttel näiteks mitu asukohta, kui me seal seda toetust kasutab mingite asjade soetamiseks või ehitamiseks, siis sinna kohta tuleb ka 1 uus töökoht teha. Et hästi lihtne näide on, et kui mul on autoremondi ettevõte ja mul töökoda on Türil, Türi piiri peal, seal hakkan Tallinna poole välja sõitma. Ja seal ma teen metallitöid, aga seal natukene eemal Säreveres on mul tegelikult värvimiskamber vaja ehitada ja ma küsingi toetust nüüd uute tõstukite tegemiseks sinna Türi remonditöökotta ja värvimiskambri ostmiseks Särevere töökotta, siis on mul 2 kohas investeeringud tehtud ja ma pean ka kumbagi kohta 1 uue töökoha looma. Säreveresse ka 1 ja Türile ka 1. Et siis igasse asukohta, kuhu investeering tehakse, tuleks siis luua ka selle tulemusel 1 uus töökoht. Nüüd küsitakse, et milleks ei saa kasutada seda toetust.
Ja küsitakse ka seda, et kui ma näiteks olen põllumajandusettevõte, et kas ma siis üldse ei saa seda toetust kasutada. Hakkame esimesest peale. Tegelikult saab peaaegu kõikides tegevusvaldkondades tegutsemiseks seda toetust kasutada, välja arvatud need 5, mis on praegu ekraanil. Aga kui ma olen põllumajandusettevõte ja ma tahan näiteks väikese mööblitööstuse endale siia Kambjasse teha, siis see on täiesti toetatav. Tatrade ja traktorite ostmiseks ei saa toetust küsida, aga selle puidutöökoja, treipinkide ja freeside jaoks saab küll. Milleks üldse saab toetust kasutada? Jällegi praktiliselt kõikide asjade soetamiseks, mis selles ettevõtlusvaldkonnas tegelemiseks vaja on. Et materiaalne vara, seadmed, masinad, mingid tarindid, ehitised, ehitist osta ei saa. Aga kui ma tahan midagi ehitada, näiteks töökoja laiendust või teen kohviku kuhugi trassi äärde, siis selle jaoks saab toetust kasutada. Ja immateriaalne vara on siis selline vara, mis võetakse bilansis arvele, aga mida käega katsuda ei saa. Näiteks tarkvara, mingid tarkvaralitsentsid. Ja kui suurt summat saab toetuseks küsida, et sellel perioodil, siis on see Euroopa Liidu rahastamise periood, ma võin mitu korda küsida toetust, aga summa summarum kokku ma saaksin toetust kasutada kuni 200 000 euro ulatuses. Nüüd tuleb arvestada seda, et iga kord, kui ma toetust küsin, et ma küsin, et lubage mulle nüüd nende seadmete ostmiseks see raha, ja mina luban teile, et ma loon ühe töökoha juurde. Ja kui ma järgmine kord jälle toetust küsin, siis ma jällegi sama lause ütlen, et loon jälle ühe töökoha juurde. Et mõistlik on teha kohe üks suurem projekt, et ilmaasjata neid töökohtasi poolvägisi ka pole vaja luua. Ikkagi töökoht peab olema jätkusuutlik. See peab jääma sinna aastateks ja see peab ettevõttele ka vajalik olema. Asi peab realistlik olema. Pigem võib olla vähem arv kordasid ja korraga küsida siis selline teha suurem investeering ära. Nüüd toetus saab küsida kuni 65% nende kulude maksumuseks, mis ma sinna projekti siis kirja panen või mis mul on plaanis teha, see investeeringu maksumus. Varem oli see toetus 40%, nii et see ongi nüüd esimene muudatus, pärast räägime nendest muudatustest veel natukene lähemalt. Nüüd ellu viia projekti tuleks siis mitte rohkem kui 4 etapis. See on, öeldakse, et lihtsustatud kulumeetodil maksab PRIA selle toetuse välja. Mis tähendab seda, et ma esitan PRIA-le oma nägemuse, kuidas mul see eelarve kujuneb, mida ma teha tahan, mis mul lõpuks valmis saab, võtan ka pakkumised ja ütlen, et ja näitan ära, et need hinnad on väga mõistlikud, need vastavad turuhindadele ja me lepime kokku, et ma ostan need asjad sellise hinnaga ja saan valmis selle töökoja ja võtan tööle ühe inimese. Ja reeglite järgi siis PRIA maksab selle toetuse välja, kui tõesti need asjad on ostetud, see töökojas on nad tööle pandud ja see üks töökoht on täidetud, inimesega on tööleping sõlmitud. Nüüd, et rahavoogusid oleks parem hajutada, on võimalik see ettevõtmine jagada 4 etapiks ja viia see projekt etappide kaupa ellu. No, selle töökoja näitel siis, et esimene etapp, et ehitan selle töökoja laienduse valmis, teine etapp, et ostan tõstukid ka sisse, ühendan elektriga ära, nad on põhimõtteliselt kasutatavad ja 3. etapis võtan veel rehvipingi ja sillaseadistuse stendi, paigaldan need ka, need on ka tööl ja mingil hetkel seal vahepeal on see inimene ka tööle võetud. Et iga etapp siis saab välja makstud töökoja hoone kulud siis, kui ma näitan ette, et töökoja on valmis. Tõstukite ees küsin siis, kui tõstukid on paigaldatud ja rehvivahetuspingi ja sillastendi ees siis, kui need on paigaldatud. Aga võib ka ühes etapis teha, aga siis võib-olla läheb natukene rahavoogude mõttes keerulisemaks.
Toetust makstakse välja kindla summana, nii nagu just praegu rääkisin, ja ainult siis, kui kõik see, mis ma lubasin taotluse hetkel või siis, kui ma selle taotluse PRIA-le esitasin ja kui me selle eelarve koos üle vaatasime PRIA-ga ja lukku lõime, et kui see kõik on 100% ära tehtud. PRIA ei küsi mingit kuludokumente hiljem. PRIA kindlasti tahab näha, et hoone on olemas, kasutusluba on olemas, tõstukid töötavad, sillastent töötab, inimese tööleping on olemas. Nii, oodatav tulemus. Nii nagu me rääkisime, asjad on olemas, asjad on kasutuses, töökoht on vähemasti üks töökoht. Sinna asukohta ehk sinna kinnistule, kuhu siis kas see asi ehitati või kuhu need seadmed paigaldati, sinna on loodud üks töökoht ja inimese peamine töö tegemise koht ongi selles asukohas ja tööleping sõlmitud. Ja mis nüüd varasemaga võrreldes muutunud on? Ma loodan, et hästi palju on kuulajate hulgas neid, kes ka juba on seda toetust kasutanud või kes on konsultantidena aidanud, nõustanud mõnda ettevõtet. Varasemaga võrreldes on läinud lihtsamaks taotluse esitamine või ka on piiranguid vähemaks võetud. Päris alguses, kui see toetusskeem välja töötati ja sai hakata taotlusi esitama, sai seda toetust kasutada ainult selliste projektide jaoks, mis olid suunatud kas uudse tehnoloogia soetamisele või IT-lahenduse kasutusele võtmisele või ettevõtte ressursitõhususe parandamisele. Ja tuli ka esitada siis rehkendus, et palju see majanduslik efekt siis on, kui ma nüüd uued seadmed soetasin. Palju ma siis hakkasin rohkem teenima või palju ma siis kokku hoidsin näiteks ressursside kokkuhoiu pealt. Nüüd alates 1. veebruarist seda nõuet enam ei ole, et peab tingimata just nende 3 valdkonna peale olema projekt suunatud. Et võib ka täitsa vabalt olla niimoodi, et ma ostan teise treibingi endale juurde, et see ei ole kuidagi IT-ga seotud, see treibing on täpselt sama nagu eelminegi, ei ole ta uudne minu jaoks. Ja tegelikult ressurssi ka kokku ei hoia. Eks hindamisel muidugi arvestatakse seda, et kui tehnoloogia on uus, mis soetatakse, ressursitõhusus ka paraneb, et siis saab natukene parema hinda. Aga see veel ei välista, kui neid ei ole, et see ei välista, et ma nüüd üldse toetust ei võiks küsida. Võin küll. Kui kõik teised asjad on korras, siis suure tõenäosusega see toetus on täiesti saadav. Mida tuleb välja rehkendada? Igal juhul tuleb välja rehkendada investeeringu tasuvusaeg. See on nii nagu ka ennem, aga eeldatavasti iga ettevõtja, enne kui ta investeeringu teeb, ta ikkagi rehkendab ära, et kas seda üldse tasub teha ja palju aega siis läheb, kui ma täiendava kasumi näol selle investeeringu tagasi teenin. Kui ta on ikka väga pikk aeg, siis võib-olla mõtleks seda raha millekski muuks kasutada. Mõnikord ka küsitakse, et kuidas ma tasuvust rehkendan. No, PRIA siin ette ei anna seda meetodit, et kuidas just tingimata teie ettevõte peaks seda tasuvust rehkendama. See peab olema loogiline, arusaadav ja usutav ja realistlik. Aga kõige lihtsam viis, nii nagu koolis juba keskkoolis õpetati, et tuleks vaadata, et kui ma investeeringut ei tee, palju ma siis kasumit teenin. Aga kui ma nüüd investeeringu teen, siis mõne aja pärast ma hakkan rohkem kasumit teenima, et kaua siis läheb aega, kui ma selle rohkema kasumi najal või selle arvelt selle investeeringu tagasi teenin. Mitu aastat läheb aega. Et täiesti lihtne ja loogiline rehkendus. Kui see on realistlik ja usutav, siis täiesti sobib PRIA-le esitamiseks. Nüüd järgmine muudatus, mis varasemaga võrreldes on lihtsamaks teinud taotluse koostamise ja ka nende projektide elluviimise, on see, et nüüd võib ka ehitist jagada 4 etapiks. Varem oli nii, et kui ma töökoja ehitasin, siis töökoja ehitamine, selles ma sain raha siis, kui töökoda valmis ja kasutusluba käes. Aga nüüd ma saan ise otsustada, et millised need etapid on, aga igal juhul tuleb siis taotluse esitamisel need etapid ära kirjeldada, mis ma ühes etapis teen,
mis selle etapi maksumus on, ma pean siis ka pakkumise peal näitama, et selline maksumus seal on või pakkumised võtma sellele. Ja ma saan raha küsida siis PRIA käest selle etapi käest, kui ma tõestan talle, et kõik see, mis ma lubasin selle etapi käigus, on 100% valmis. Ma pean siis ütlema ka, et kuidas PRIA saaks seda kontrollida, kas see on ikka valmis või ei ole. Ehk siis etapi kohta peab eelnevalt olema kokku lepitud, mis selle etapi jooksul valmis saab, palju see maksab ja kuidas siis PRIA saab kontrollida, et tõesti ongi valmis. Ja kui siis ta vaatab üle, et on valmis, maksab selle etapist raha välja. Arved, tšekke, pangaülekanded ei ole vaja näidata. Siis eelmisel 2 aastal, kui see meede on nüüd rakenduses olnud ja taotlusi on esitatud ja toetusi on saadud, siis on olnud natukene segadust taotlejatel ja toetussaajatel, et kuhu see töökoht siis ikkagi luua tuleb. Et ongi küsitud ka seda, et kui ma teen päris mitmes kohas, siin teen 5 töökoda üle Eesti, ja määruses on öeldud, et ainult 1 töökoht minimaalselt tuleb luua, et kas siis piisab, kui ma teen kuhugi Sinti teen 1 töökoha, aga Ida-Virumaale Lõuna-Eestisse teen ka töökodasid ja sinna ühtegi töökohta ei lähe. Ei, et see ei ole olnud kunagi selle määruse eesmärk ega mõte, et ikkagi asukoht, kus investeering tehakse, kuhu need seadmed paigaldatakse, kus töökoda ehitatakse või kohvik või midagi kolmandat, siis sinna kohta tuleb ka 1 töökoht teha. Et see on projekti elluviimise koht, kus see investeering tehakse, projekti elluviimise kohta tuleb töökoht teha. Nagu see varasem näide, et kui mul on autoremonti firma ja ma teen Säreveresse 1 värvimiskambriga koha ja Türi piiri peale laiendan oma seda keretööde töökoda, siis ma pean nii Säreveresse kui ka Türi piirile looma 1 töökoha ja võtma 1 inimese tööle ka. Kõige olulisem muudatus, ilmselt ka kõige teretulnud muudatus on see, et nüüd on võimalik küsida toetust suuremas protsendis. Kui varem küsisin näiteks 100 000 oli mul projekti maksumus, siis ma sain 40 000 eurot toetust küsida. Nüüd selle 100 000 seadme, ostan CNC pinkide komplekti, 2 pinki, 100 000-st ma saan 65% sellest toetust tagasi küsida. See on hästi-hästi suur muudatus ja me väga loodame, et see aitab ka ettevõtetel uusi seadmeid, uusi tehnoloogiaid, uusi tootmisvahendeid juurde soetada. Veel on olnud tagasisidet turismiettevõtete poolt ja väikeettevõtete katusorganisatsioonide poolt, et mõned turismiettevõtted on nagu halvemas seisus võrreldes teistega olnud ja siis vastu tulles sellele ettevõtjate soovile on nüüd siis abikõlblikud ka sellised turismiettevõtted, kes liigituvad turismiseaduse mõttes külaliste maja või puhkemaja alla. Aga ka neile kehtivad täpselt samasugused reeglid nagu teistele toetuse taotlejatele, toetuse saajatele, et 2 eelneval aastal peab müügitulu olema olnud vähemasti 40 000 eurot aastas. Mõlemal 2 viimasel aastal peaks vähemasti 1 täistööaega töökoht olema täidetud. Töölepinguga töötaja peab olema sellel kohal siis tööl olnud 12 kuud. Ja juurde tuleb luua sinna samasse asukohta, kus see külaliste maja siis on, vähemasti 1 uus aastaringne töökoht ja tema peab töölepinguga töötama seal, see inimene peab olema tööle võetud. Muutunud ja väga palju lihtsamaks on läinud ka pakkumiste võtmine. Varasemalt oli tingimata vaja võtta 3 sõltumatut pakkumist eraldi pakkujatelt, kes ei ole omavahel seotud, kui see selle ostu väärtus oli rohkem kui 5000 eurot. Edaspidi 5000 eurose ostu puhul ei ole vaja 3 pakkumist võtta. 3 pakkumise nõue hakkab alles siis, kui see vara maksab 20 000 või rohkem.
et kui vara on seal 15-16 000 või mingisugune 400 eurot, siis täiesti piisab, nagu siin ekraanil on selles alumises lõigus, et tuleb see kulu ära kirjeldada ja tõendada, et selline see turuhind sellel asjal ongi. Kõige parem on, kui võtta ikkagi hinnapakkumus või ka mitu, endal ka kindlam tunne, et ei maksa üle. Aga täitsa vabalt võib näiteks mõnikord võtta e-poe väljavõtte, kus on selline usutav e-poe väljavõtte, ekraanitõmmised või eksperthinnang või mingid müüjate hinnakirjad ette näidata. Aga kui vara on tõesti üle 20 000 juba, siis tuleb tingimata võtta 3 hinnapakkumist. Ja väga tuleb jälgida seda, et need hinnapakkujad ei oleks ei omavahel seotud ega ka minu kui hinnaküsijaga seotud. Ei tohiks meil olla omavahel mingisugust sõltuvat suhet, et üks on teise omanik või on tütarfirma või ma küsin abikaasa firmast pakkumised, see kindlasti ei lähe läbi. Et see on Euroopa Liidu selline väga oluline nõue, et peab olema avatud konkurents, kõigil peab olema võimalik pakkumisi teha, kõik peavad sama turul, kui juba riigi raha seal liigub või maksumaksja raha, võrdselt osaleda nendes hinnapakkumiste olukordades ja teha oma pakkumised ka. Ja kindlasti ei saa siis manipuleerida nende hindadega. Selleks on see hinnapakkumise nõue. Nüüd, kui maksumus on juba üle 100 000 eurot või suurem, aga siis tuleb nad võtta juba väga-väga läbipaistvas keskkonnas ja see väga-väga läbipaistev keskkond on riigihangete keskkond. See mitte mingil juhul ei tähenda, et tuleb nüüd riigihanget hakata läbi viima. Ei, sugugi mitte. Lihtsalt, et pakkumised tuleb võtta sellises kõigile juurdepääsetavas keskkonnas, milleks see riigihangete keskkond on. Seda on juba üsna kaua juba praktiseeritud. Riigi tugiteenuste keskus või RTK kaudu küsitavate toetuste puhul täpselt samamoodi käivad suuremad hinnapakkumised läbi riigihangete keskkonna. Ja siin slaididel, pärast need slaidid saavad PRIA kodulehel kättesaadavaks, on ka lingid juhenditele, kuidas siis toetuse küsimise puhul neid pakkumisi riigihangete registris siis küsida. Ja kui tekib võib-olla raskusi, siis alati on võimalik ka PRIA infotelefonile helistada ja küsida, et mis ma nüüd teen. Laienenud on ka sihtrühm. Oli mitmetel ettevõtetel mure sellega, et ta ise on küll selline üsna väike ettevõte kuskil Kesk-Eestis, 20 töötajat ainult, aga minu emaettevõte on suur ettevõte ja nende väikeste keskmiste ja suurte ettevõtete puhul tuleb kindlasti vaadata ka neid omavahelisi seoseid, kes on sidusettevõtted ja kes on kelle ema, kes on kelle tütar. Ja nii mõnigi väike ettevõte ei hakanud üldse toetust küsima, kuna ta teadis, et ta ei kvalifitseeru just nende seoste pärast, et töötajate arvud liidetakse lihtsalt kokku. Ja siis minu 20 ettevõtet liidetakse minu ema ettevõtte 300 töötajaga ja siis ma ei saa mitte kuidagi toetust. Nüüd saab, et saavad ka suurema töötajatega arvuga ettevõtted ja saavad ka sihtasutused ja jällegi kõigile käib täpselt sama nõue, et 40 000 aastas peab eelmisel 2 aastal käive olema olnud või müügitulu. Seda nii FIE-dele, seda nii äriühingutele kui seda ka sihtasutustele ja vähemasti üks töölepinguga töötaja peab mõlemal viimasel majandusaastal tööl olema olnud mul. Ja muidugi ka see, et ettevõte iseenesest võib ju olla Tartu ettevõte, aga kui ma teen oma tootmistsehi Otepääle, siis see on täiesti okei ja võibki Tartu ettevõte küsida toetust Otepääle oma tootmisüksuse rajamiseks või tootmisüksuse laiendamiseks. Peaasi, et see investeering tehakse maapiirkonda, mitte Tartusse ja see uus töökoht luuakse sinna samasse kinnistule, kuhu see investeering tehti.
kordan vist juba päris palju kordi üle, et see koht, kuhu investeering tehakse, see peab saama selle uue loodud töökoha asukohaks, ehk siis inimene, kes selle uuele töökohale võetakse, tema peamine aastaringne töö tegemise koht peaks siis sellel kinnistul olema. Et kui nüüd hindamiskomisjon vaatab kõik need taotlused üle, kui hindamiskomisjon ei ole veendunud, et see töökoht luuakse sinna samale kinnistule, kuhu siis kuhu selle toetuse abil ostetud seadmed paigaldatakse, siis see kriteerium saab hinde 0, esimene hindamiskriteeriumi, teine alamkriteerium, ja sellisel juhul toetust PRIA-l ei ole võimalik välja maksta või isegi mitte otsustada, et seda taotlust rahuldatakse. No millised näited need on? Näiteks kui kuhugi kinnistule, kuhugi kõrgepingeliini alla või lähedale tehakse üks päikesepark, metsade vahele, põldude taha, seal ei ole ühtegi hoonet, seal ei toimu tegelikult mitte mingisugust majandustegevust. Ükski inimene seal aastaringselt kindlasti tööd tegema ei hakka. Et sellisel puhul ei ole tõenäoline, et nüüd, kui need päikesepaneelid aidatakse toetusabil kinni maksta, et siis sinna päikesepaneelide kõrvale tekib üks aastaringne hea palgaga töökoht. Suhteliselt väike tõenäosus. Vähemasti siiani ei ole kordagi kusagil ühegi päikesepargi juures sellist töökohta olnud. Aga kui see akupank või päikesepaneelid pannakse siin autoremondi töökoja kõrvale, siis siin autoremondi töökohta on suhteliselt suure tõenäosusega võimalik, et tekibki üks täiendav töökoht ja kui see tekib, siis see toetus on täiesti abikõlblik. Ja natukene väikese boonuspunkti siis saab ka selline projekt, mis viiakse ellu kas siis Ida-Virumaal või Kagu-Eestis, kus ongi tegelikult raskem turuolukord ja ettevõtetel, eriti väikeettevõtetel ongi võib-olla raske seda konkurentsivõimet kasvatada. Aga nüüd lisandunud on siis ka veel piirkonnad, mis on kaetud regionaalsete arengulepetega, ehk siin ekraanile sulgudes toodud maakonnad. Et Ida-Virumaal või Kagu-Eestis või siis sulgudes toodud maakondades, kus investeering tehakse seal, siis väike boonuspunkt hindamisel selle eest projektile tuleb juurde. Nii, ja veel kord ja võib-olla ka kõige olulisem, mis eelmise 12 või nüüd juba siis 18 kuu jooksul seda meedet ellu viidud ja taotlusi on päris palju tulnud, kus on olnud selline kitsaskoht, et on olnud tõlgendamisruum, et kas see töökoht peab siis olema täpselt seal, kus see investeering ellu viiakse, ehk see ehitis ehitatakse või kuhu siis need seadmed paigaldatakse. Et on ka küsitud, et kui ma näiteks siia Tartu külje alla kuhugi Luunjasse näiteks teen väikse kohviku või teen mingisuguse töökoja, hakkan midagi tootma, aga müügimehed panen Tartusse tööle tegelikult kontorisse. Et see asi ei lenda. Kogu selle meetme, kogu selle toetuse eesmärk on see, et maapiirkonda tekiks juurde hea palgaga uusi töökohti, et inimesed saaksid maal tööd leida. Nii et seegi on siis määrusega nüüd muutunud, et see on hästi mustvalgelt kirjas, et töökoht tuleb luua sinna kinnisasjale või sinna kinnistule, kus need CNC-pingid siis saavad olemas või need õmblusmasinad või kus see töökoda või kus see kohvik siis püsti pandi. Ja kokkuvõttes kogu selle toetuse eesmärk on head, hästi tasustatud uued töökohad maapiirkonnas. Ja viimasel slaidil on siis ka info, et kus siis rohkem teadmist juurde saada nende toetuse võimaluste kohta. Ja PRIA koduleheküljel on ka siis alumine telefoninumber, selle leiab sealt PRIA kodulehekülje alt, võib alati helistada ja küsida juurde. Minu poolt kõik ja ma annaksin sõna siis kolleegi Elisele. Tere, mina olen Elis Blaubrück, olen PRIAs selle sekkumise arendusspetsialist ja näitan siis teile täna, kuidas
täita toetustaotlust ja mis on siis toetustaotluse erinevad sammud. Lõpuks siis ka toon välja erinevad abimaterjalid, mis me oleme siis loonud, et toetustaotluse täitmine oleks lihtsam. Tegemist on siis jooksva taotlusvooruga ja endiselt jääb ta jooksvaks taotlusvooruks, mis on avatud alates 8. augustist 2024. Toetuseelarve on 29 miljonit eurot. Hetkel on määratud toetuste summa 5,8 miljonit ja on ka menetluses olevaid taotlusi, mille toetuse summa on siis 2,6 miljonit. Alates 1. veebruarist siis jõustuvad määruse muudatused. Sellest tulenevalt tegime siis uue taotlusvormi ja seda taotlust saab siis ka esitada 1. veebruarist. Kuid me hetkel tegeleme võimalusega, et oleks võimalik eeltäita taotlust alates homsest. Aga sellekohase info me lisame kindlasti PRIA veebilehele, et siis palun see PRIA veebilehel silm peal hoida, et kui tekib sinna info, et on võimalik eeltäita, siis saab taotlust ette täita, kuid esitamine on võimalik ikkagi 1. veebruarist. Juhin ka tähelepanu, et taotleja saab esitada uue taotluse pärast seda, kui tema varem esitatud taotluse kohta on siis PRIA teinud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Ehk siis 2 taotlust esitada ei saa, et kui te olete nüüd siin varasemalt esitanud taotluse, millel ei ole otsust veel tehtud, siis hetkel võimalik taotlust esitada ei ole. Aga kui nüüd esitate taotluse ja tuleb rahuldamise otsus, ja see 200 000 programmperioodi jooksul ei ole täitunud, siis teil on võimalik esitada uus taotlus. Ja juhin ka tähelepanu, et kuna tegemist on endiselt jooksva taotlusvooruga, siis kindlasti läbi mõelda enda tegevused ja alles siis esitada taotlus. Lähme siis esitamise juurde, et PRIA lehe peal siis tuleks vajutada paremal üleval, sisene PRIA-sse. Kui klient ei ole, siis kliendiks registreerimise info olen ka siia slaidi peale pannud. Selle saate hiljem siis PRIA veebilehe pealt need slaidid kätte ja saate siis klikata nende infonupukaste peale. Kui te olete sinna vajutanud, siis avaneb sisenemise võimalus kas ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või siis ka siit on võimalik siseneda Smart-ID-ga. Kui te olete valinud esindatava, siis tuleks vajutada taotlemine, esita toetustaotlus. Ja juhul nüüd, kui meil on võimalik teile homsest eeltäitmist võimaldada, siis avaneb teil selline vaatepilt, kus siis kindlasti, kui te soovite esitada toetustaotlust 1. veebruaril, siis tuleks valida just see esimene variant. Kui te valite teise variandi, siis seda vormi, see vorm siis vastab eelmistele praegustele kehtivatele määruse tingimustele. Siia vajutades siis saab esitada seda taotlusvormi kuni 31. jaanuarini. Ehk siis hoidke silm peal PRIA veebilehe peal, kui me võimaldame, meil on võimalik teil eeltäitmine teoks teha, siis saab seda esimest võimalust siin kasutada. Siis, kui te olete meetme valinud, vooru valinud ja hakkate esitama toetustaotlust, siis esimene samm on üldandmete samm. Taotlus ise koosneb 7 sammust. Kõikidel sammudel on vajad abi, vajuta siia. Sealt on leitav ka e-PRIA kasutusjuhend, kus siis on välja toodud kõik sammud ja andmeväljad, mida me siis ootame, et te sinna kirjutaksite või sisestaksite. Siin esimeses plokis tulevad siis andmed automaatselt. Siin midagi muuta ei saa. Need on siis nii-öelda kliendi andmed ja siin teises sammus on volitatud esindaja andmed taotluse menetlemisel, mida siis saab muuta, vajutades vaheta esindaja. See on siis mõeldud selle jaoks, et kui näiteks on tegemist taotluse esitaja ei ole ise nii-öelda
siin taotleja andmetes, on tegemist konsulendi või nõustajaga, siis saab tema andmed siia panna ja PRIA siis võtab esmajoones ühendust just nimelt selle inimesega, kes on siia siis märgitud, kui on tekkinud mingeid küsimusi. Ja abiks on infonupukesed, see on siis kõikidel sammudel, enamus andmeväljadel, kindlasti soovitan kasutada neid, seal on täiendavat infot. Kui siin üldandmete sammus on kõik korras, siis tuleks edasi liikuda. Järgmine samm on detailandmete samm. See on kõige mahukam samm. Koosneb 3 plokist, taotle detailandmed, veebileht ja sotsiaalmeedia ja seireandmed. FIE-de puhul olen toonud siis välja erisuse, et FIE-del küsitakse esmajärjekorras majandusarvestuse liiki, tuleb siis valida, kas on tekkepõhine või kassapõhine. Teistel äriühingutel seda küsimust ei ole. Siit edasi läheb kõigil ühtemoodi. Esmalt siis tuleks valida taotleja põhitegevusala, MTA-kood taotluse esitamise ajal ja ka eelnevalt teisel majandusaastal. Siis järgnevalt on küsimus, kas taotleja kuulub kontserni. Jah, vastuse korral avaneb selline tabel, kus siis lisarida vajutades tuleks sisestada kõik kontserni liikmed. Sisestada tuleb registrikood, nimi tuleb automaatselt ise siia. Ja tuleks siis kõik kontserni liikmed sisestada. Ei vastuse korral, kui kontserni ei kuulu, siis seda tabelit ei avane. Siis järgmiseks on küsimus, kas taotleja on autonoomne partner või seotud ettevõte. Siit tuleks siis teha valik. Ja järgnevalt on siis valitsev mõju omav ettevõtja. Sarnaselt nagu kontserni liikmete puhul, kui valida jah, tuleb siin avaneb tabel, kus tuleb siis kõik ettevõtjad sisestada registrikoodiga. Ja kõigi nende eelneva 3 küsimuse puhul siis on oluline, et peetakse kinni konkurentsiseadusest ja ka sellest, et kõikide seotud ettevõtete puhul ja valitsev mõju omavate ettevõtete puhul siis ei tohi programmperioodi summat 200 000 eurot ületada, et seda siis arvestada. Siis on küsimus taotleja põllumajandustootja. See on vajalik seireandmete jaoks, et kui tuleb taotlema ettevõte, kes hetkel on põllumajandustootja, kelle MTAK on siis alajagu A, siis tuleks vastata jah. Siis, et kas investeering tehakse lairibaühendusse, jah või ei. Seejärel siis taotleja peamine teenus või toode, mis on siis selle projektiga seotud. Siia saab siis kirjutada kuni 1000 tähemärki. Ja näitena on siin ka siis välja toodud, et näiteks kui projekti raames soetatakse villimisliim limonaadi villimiseks, siis peamine toode on limonaad. Siis projekti lühikirjeldus. Kirjutatakse siis lühidalt, mida siis projektiga saavutatakse, tehakse, soetatakse. Siis järgnevalt on projektiga seotud tegevusala, MTA-kood ja tegevusala. Need siis peavad vastama täpselt sellele, et kui MTA on siia kirjutatud 3100, siis tegevusala peab vastama täpselt sellele, mis see MTA-kood ütleb. Siis on äriplaani lühikirjeldus, mis on kõige mahukam andmeväli. Siia siis peab kirjeldama lühidalt ettevõtte äriplaani järgneva 4 aasta kohta. Et siin ei pea väga detailselt kõike välja tooma, et järgnevates sammudes saab neid ka kajastatud ja on ka finantsprognooside samm, aga siia siis üldiselt välja tuua kuni 2 A4 pikkust lehekülge siis saab kirjutada lühidalt sellest äriplaanist. Siis järgmine osa detailandmete sammust on info projekti elluviimisega seotud juhtide ja spetsialistide kohta. Siin siis tuleks kirjeldada, et kes on selle projektiga seotud, nende erialaste teadmiste kirjeldus, töökogemuse kirjeldus ja varasem juhtimiskirjeldus. See on siis vajalik hindamiskriteeriumi hindamiseks. Siis samamoodi on hindamiskriteeriumi hindamiseks vajalik ka tasuvuse arvutus mõõdetuna aastates. Nagu Allar juba ütles, et ei ole ette antud, milline see tasuvuse arvutus peab olema, vaid see sõltub projektist ja ettevõttest, selle saad ise valida. Siis tuleks valida, et mitmes etapis projekte ellu viiakse. Maksimaalselt on siin valikus kuni 4. Et siis kuni 4 etapis saab projekti ellu viia.
aga projekti elluviimisel siis iga etapiga peab siis olema midagi nii-öelda konkreetselt valminud. Näiteks kui ehitustegevuse puhul on esimeseks etapiks vundament, siis see vundament peab ka valmis olema. Siis on projekti üldeesmärk. Kirjeldada lühidalt projekti üldeesmärki, mida taotleja soovib siis projekti lõpuks saavutada. Ja siit edasi siis on etappide nii-öelda sisestamine. Et kui te olite seal valinud näiteks 2 etappi, siis siit lisarea nupuga lisate järjest etappe ja kirjeldate siis seda etappi eesmärke, oodatavaid tulemusi, mida siis selle etapil tehakse ja mis on siis eeldatav lõpptähtaeg. Siis hindamiskriteeriumi hindamiseks on ka vajalik info, et kas projekt on seotud siis uudse tehnoloogia või infotehnoloogilise lahenduse kasutusele võtmisega või ettevõtja ressursitõhususe parandamisega. Siin siis valitakse jah või ei. Kui valite jah, siis kuskil kirjeldustes peab siis see ka välja tulema. Näiteks seal samas eelnevas siis, kus te seda äriplaani lühidalt kirjeldasite, et seal siis saab ära kajastada, et kuidas ta siis ressursitõhusust parandab. Siis tuleks valida projekti elluviimise alguskuupäev. Siin juhin tähelepanu, et enne taotluse esitamist tehtud kulud ei ole abikõlblikud, aga näiteks ettevalmistava tööna projekteerimine võib olla varasem kuupäev, aga ei tohi olla enne 1. jaanuari aastat 2023 tehtud. Ja projekti elluviimise lõppkuupäev kõige hilisem saab siis olla, et kui PRIA on teinud toetustaotluse rahuldamise otsuse, siis projekt tuleb ellu viia 2 aasta jooksul. Ehk siis seda ka arvestada. Siis nagu eelnevalt öeldud, kui taotleja on turismiseaduse paragrahv 18 nimetatud majutusettevõte, siis tuleks siin valida kas jah või ei. Tuleks ka panna majutusettevõtte liik, et mis liigi alla siis see majutusettevõte kuulub. Ja kui te valite siit muu, siis seda muud liiki tuleks ka siis kirjeldada. Kui seda muud ei vali, siis seda lahtrit, mis siin all on välja toodud, ka ei avane. Ja silmas tuleb siis ka pidada seda, et kõik ei ole nii-öelda abikõlblikud. Kui te investeeringut soovite teha ka turismiseaduse paragrahv 18 nimetatud majutusettevõttesse. Siis järgmiseks on projekti finantseerimise peamised allikad. Et samuti hindamiskriteeriumi hindamiseks oluline, et siin kirjutate siis, kuidas kavatsetakse rahastada oma finantseeringu osa projektist. Siis on lisainfo, mis ei ole kohustuslik väli, aga siia siis saate kirjutada täiendavat informatsiooni, mis te arvate, et võiks siis kas menetluses olla oluline või siis olla oluline hindamiskomisjoni liikmetele hindamisel. Näitena saan tuua, mida menetluses kindlasti küsitakse. Näiteks, kui te olete majandusaasta aruannet hiljuti muutnud, siis siia saate välja tuua, et mis põhjusel te muutsite, lisada ka tõendusdokumendid, sest seda infot kindlasti menetluses küsitakse ja see ilmselt kiirendaks ka menetlusaega. Ja detailandmete sammus on veel veebileht ja sotsiaalmeedia. Kui on veebileht ja sotsiaalmeedia kanal olemas, siis avanevad täiendavad väljad, saate need siia kirjutada. Kui ei ole, neid täiendavaid väljasid ei ole ja saate edasi liikuda. Ja lõpetuseks selle sammu seireandmed, mis tulevad automaatselt, siin taotleja midagi ise tegema ei pea. Ja seda sammu, kõiki samme siis saate salvestada, salvesta nupu alt. Salvesta nupu alt saab salvestada isegi siis, kui kõik kohustuslikud väljad ei ole täidetud. Aga siit salvesta edasi saab liikuda ainult siis, kui kõik kohustuslikud väljad on ära täidetud. Ja kui te olete siia vajutanud, siis kuvatakse, kas salvestamine õnnestus. See on siis üleval ääres kajastatakse. Või kui midagi on veel täitmata, siis on seal veateade punaselt. Järgmiseks on töökohtade andmed. Siin koosneb siis 2 plokist. Esmalt on siis andmed taotleja olemasolevate töökohtade kohta
ja siis on andmed loodavate töökohtade kohta. Siia siis tuleks sisestada vahetult eelnenud ja vahetult eelnenud teise majandusaasta töötajate arv ja ka nii-öelda keskmine töötasu, mida siis maksti ja palgakulu. Ja siin siis on ka täiendav küsimus, kuhu siis põhimõtteliselt peab vastama, et muidu ei vastaks toetuse tingimustele, et peab olema eelnevalt 2 aastal üks töötav täisajaga töökoht. Siis on andmed loodavate töökohtade kohta. Siin laekus ka üks küsimus, et millist töötasu täpselt arvestatakse hindamisel ja kas arvestatakse ka tegevusvaldkonda, siis vastan kohe ära, et hindamisel arvestatakse loodava töökoha keskmist töötasu, mis on siis Statistikaameti poolt viimati avaldatud info 12 kuu keskmise palga kohta ja tegemist on siis ikkagi konkreetse maakonnaga, ei vaadata tegevusi erinevalt, et mis ametikohal siis töökoht luuakse, vaid on maakonna keskmine. Ja olen ka siia välja toonud selle Statistikaameti tabeli. Ja siin siis tuleks ära märkida projekti raames loodavate töökohtade arv. Ja nagu ka Allar mitu korda tähelepanu juhtis, kui projektis ehitatakse või paigaldatakse seade mitmesse asukohta, siis tuleb ka siin kajastada see mitu töökohta, välja tuua ameti nimetus, kirjeldus ja kavandatav brutotöötasu. Siis 4. sammuks on finantsandmed, mis siis koosneb müügitulu andmetest ja finantsandmetest. Esmalt siis küsitakse taotluse esitamisel vahetult eelnenud majandusaasta aruannet, kas on esitatud äriregistris. Kui te vastate siia ei, siis tuleks see nii-öelda käsitsi siia lisada. Ja sama on siis ka vahetult eelnenud teise majandusaasta kohta, kui on ei, siis tuleks see siia lisada. Kui vastused on jah, siis neid täiendavaid failikohti ei avane ja PRIA näeb siis äriregistrist majandusaasta aruannet. Kuna hetkel eelmise aasta majandusaasta aruande esitamise tähtaeg ei ole veel käes, siis võimalik, et siia siis saate vastata ei ja lisada siis juurde selle failina. Aga vahetult eelnenud teise majandusaasta aruandega ei tohiks seda tekkida, sest et see tähtaeg on juba ära olnud ja on kohustus olnud esitada. Siis viimane andmeväli. See on kõigile kohustuslik, et tuleb siis esitada bilanss ja kasumiaruanne vahetult eelnenud kvartali lõpuseisuga. Ja siis on finantsandmed. Siia siis tuleb esitada taotleja finantsprognoosi tabel. See finantsprognoosi tabel on leitav siis PRIA lehe pealt selle sekkumise info juurest, abimaterjalidelt, vormidelt. Olen ka siia lingi välja toonud. See tuleks siis alla laadida, ära täita ja esitada täpselt samas vormis siia taotlusele juurde hindamiskomisjonile hindamiseks. Ja lisaks tuleb siis siia veel täiendavalt kirjutada müügitulu, ärikasum ja amortisatsioon eelnenud ja eelnenud teisel majandusaastal siis kõikidel juhtudel. Järgmine samm on majandusaasta andmed. Siia sammu siis tulevad andmed äriregistrist automaatselt, kui majandusaasta aruanded on esitatud. FIE-de puhul ei tule neid automaatselt, sest FIE-del ei ole majandusaasta aruannet äriregistris. FIE-d peavad siis käsitsi sisestama need andmed. Ja FIE puhul siis tuleb sisestada andmed ilma käibemaksuta. Ja nüüd oleme jõudnud siis eelarve projekti sammu, kuhu siis sisestatakse tegevused, millele soovitakse siis toetust taotleda. Esialgu on see lehekülg selline tühi. Siis tuleks vajutada siia lisa uus tegevus ja avaneb teil selline vaatepilt. On 2 tegevuse liiki, põhitegevus ja ettevalmistav töö. Ettevalmistavaks tööks võib olla projekteerimine. Ettevalmistavat tööd ei saa sisestada enne, kui üks põhitegevus ehk siis ehitustegevus on sisestatud. Ja ettevalmistav töö ei saa ka olla ainult üksinda projektis ilma ehitustegevuseta. Esmalt ma näitan teile läbi kõik nii-öelda tegevused, ehitustegevuse, immateriaalse vara ja materiaalse vara sisestamise.
esmalt näitan siis ehitustegevuse ära põhitegevusena. Kui need valikud on tehtud, siis siia tuleb automaatselt kindlasummaline makse, seda taotleja ise muuta ei saa. Tegevusele tuleks siis panna nimetus. Mul on siin näitena toodud remonditöökoja laiendamine ja olen ka siia välja toonud, kui on plaan teha mitmes etapis, siis võib ka nimes välja tuua mitmes etapis see tegevus ellu viiakse, et hiljem maksetaotlusel on siis lihtsam jälgida. Kui näiteks projektis on veel erinevaid materiaalseid varasid, siis on hea sealt valides pärast vaadata, et esimese etapina ehitustegevus, välisseinad ja see lihtsustab nii-öelda maksetaotluse esitamist ka, aga see ei ole kohustus, seda ei pea välja tooma, piisab ka lihtsalt näiteks sellest tegevuse nimest. Siis tuleks kirjeldada tegevuse eesmärki. Näitena siis, et eesmärk on laiendades olemasolevat remonditöökoda, et millisest küljest, kui palju suureneb, milliste etappidena, mida tehakse. Siis järgnevalt kirjeldada objekti täpsemalt, võib ka tuua välja ruutmeetrid ja siis tegevuse tähtaeg, et kunaseks planeeritakse see kogu ehitustegevus siis valmis saada. Et siin on mõeldud siis seda kogu ehitustegevust. Kui ehitustegevus viiakse mitme etapiga, siis need etappide tähtajad saab natuke hiljem sisestada, aga siin on siis kogu selle tegevuse tähtaeg. Siis pärast seda tuleks valida MTAG tegevusvaldkonna grupp, millega siis investeeringuobjekt on seotud, et kuhu see investeering tehakse. Kui see grupp on valitud, siis tuleb ka valida tegevusvaldkond. Siin on ka rippmenüü, annab siis täpselt selle sama valdkonna valdkonnagrupi tegevusvaldkonnad ja kood tuleb automaatselt siia. Siis tegevuse alustamise kuupäev tuleks siia märkida ja siis kas ehitataval objektil on ehitisregistri kood olemas. Kui ei ole, siis saab lisada siia faili, et investeeringuobjekti ehitamisel ei ole siis nõutav ehitusluba. Ja milline on siis investeeringuobjekti kavandatav otstarve pärast investeeringu tegemist. See siis tuleks siit ka rippmenüüst valida. Ja kas ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutav? Siin on ka siis jah või ei vastused. Kui ehitataval objektil on ehitusregistri kood olemas, siis valitakse jah ja siia on ka võimalik see ehitusregistri kood kirjutada ja siis tuleb siia automaatselt viskab ette nii-öelda ehitusregistrist siis dokumendi numbri, kuupäeva, nimetuse ja seisundi ja siis seejärel tuleks valida siit linnuked lisataotlusele. Nii, ja siis kui ehitusprojekt on ehitusseadustiku alusel nõutav, jah vastuse korral, siis saab lisada siia projekti, kui see on olemas ja seletuskirja. Siis ostumenetlus. Kui tegevuse käibemaksuta maksumust on 100 000 ja rohkem, siis tuleks viia ostumenetlus läbi riigihangete registris, sellest ka see küsimus siia. Kui taotluse kulutuste mõistlikkuse kontrolliks tuleb läbi viia ostumenetlus riigihangete registris, ei vastuse korral vastatakse siis ei, kui ei ole, kui siis see summa jääb alla 100 000. Ja siia siis ei ole ka kohustuslik väli, aga saab lisada siis pakkumuskutsed koos tehnilise kirjeldusega näiteks. Kui on vajalik ostumenetlus läbi viia riigihangete registris, siis küsitakse, kas see on juba läbi viidud. Jah, vastuse korral saab siia ostumenetluse numbri lisada. Ja kui ei ole läbi viidud, siis on selline variant ka, et saab ka loobuda ostumenetluse korraldamisest riigihangete registris. Kui te vastate siia jah, siis tuleb seda väga põhjalikult põhjendada, et miks te sellest loobute ja see peab olema tõendatav. Kui ostumenetlus riigihangete registris ei ole läbi viidud, siis sellegipoolest tuleb ikkagi seda nii-öelda, et hindamiskomisjon saaks hinnata,
on vaja taotlusel näidata ka seda tegevuse nii-öelda abikõlblikku maksumust ja selleks siis on vaja siis sisestada siia prognoos. Prognoosis siis esitatakse andmed taotluse tegevuse kogumaksumuse ja abikõlbliku kulude kohta, mis siis peavad olema põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, tuginema tegelikel asjaoludel, nüüd olema vajaduse korral tõendatav, ehk siis siia te siis kirjutate, et kus te nii-öelda selle prognoosi saite ja vajadusel siis saate ka siia lisada. Kindlasti ongi soovitatav lisada ka tõendusdokumente juurde. Siis järgmiseks tegevuse ellumise kohta esitatavad tõendusdokumendid. Kuna tegemist on kindlasummalise maksega ja kuludokumente ei küsita, siis toetustaotluse hetkel tuleb paika panna, et millised on need dokumendid, millega te hakkate tõendama, et tegevus on ellu viidud. Siin siis tuleks siis teha valik, kui on ehitustegevus ja te teate, et on vajalik ehitusluba, kasutusluba ja hiljem ka siis viimase etapil kasutusluba ja kasutusteatis, siis tuleks ka siin see nii-öelda sõnaliselt kirjutada, kinnitan. Ja siis teha muud valikud. Aga kuna otsusele läheb ka kirja, millised on need tõendusdokumendid ja hiljem maksetaotlusel need ka kuvatakse, et teil on kohustus esitada näiteks ülalmisvastuvõtmisakt, siis kindlasti läbi mõelda, et kas teil päriselt on ka võimalik neid dokumente esitada. Ja muu korral, kui see on mingi muu dokument, siis on võimalik siis siin all kirjeldada, et mis see dokument täpselt on. Siis järgmiseks on tegevuse asukoha andmed. Tuleks siis alustada sisestamist kõige väiksemast üksusest, tänava nimest või talust ja liikuda siis suuremas suunas ja siis ta viskab juba automaatselt ette ka õige aadressi. Ja see siis tuleks märkida ka nii-öelda põhiaadressiks. Kui tegevus on seotud mitme aadressiga, siis valitakse põhiaadressiks see, kus siis toetuse summa on kõige suurem, kus tehakse siis kõige suurem investeering. Katastritunnus tuleb automaatselt vastavalt sellele aadressile. Siis kasutusõiguse alus tuleb valida siit kinnistusraamatust, omandhoonestusõigus, kasutusvaldus. Kui materiaalne vara paigaldatakse kaasomandis olevasse ehitisse või kui ehitusalune maa on kaasomandis, siis tuleks valida jah ja lisada ka kaasomaniku nõusolek. Kui on ei, siis seda täiendavat välja ei avane. Ja siis on investeeringu objekti tehnilised andmed, et siia siis saab panna netopinna ja investeeringu mahu. Ja edasi liikudes siis salvesta ja sisesta eelarve. Eelarve sisestamine ehitustegevuse puhul on siis selline. Need on kõik siit plussist avatavad. Need read on kõik identsed sellega, mis on siis PRIA hinnapakkumuste vorm, mis on kohustuslik vorm. Kui on kohustuslik esitada 3 hinnapakkumust ja on ehitustegevus, siis need hinnapakkumused peavad olema PRIA vormil. Sama on kostumenetluse puhul riigihangete registris, et see hinnapakkumusvorm tuleb siis kas sinna registrisse nii-öelda ette anda või siis, kui sealt kaudu tulevad hinnapakkumused on nii-öelda pakkuja enda põhjal, siis te peate lihtsalt nii-öelda ise ümber tõstma need sinna PRIA põhjale. Ja siia siis vastavalt ka sisestama. Siis tuleks toetuse määr panna ja alustada siis algselt on need read tühjad. Kui te siit plussist avate, siis avanevad need alam nii-öelda eelarveread. Ja vajutades muuda nupule saab siis neid hakata sisestama, et valite siis endale siit õige rea vastavalt sellele, mis ehitustegevus siis ehitustegevusel tehakse ja hakatakse siis eelarveridu sisestama. Muuda nupule vajutades avaneb selline vaatepilt, kus siis saab panna netosumma, käibemaksumäära. See pool tuleb siit juba automaatselt ja kui salvestate, siis avanebki teil selline vaatepilt, mis meil juba siin ka eelnevalt oli. Ja saate siis kontrollida, et kas netomaksumus ja käibemaksuga maksumus siis vastavad sellele, mis on esitatud hinnapakkumustel või ostumenetluses saadud siis pakkumusel. Siis kui ehitustegevus viiakse ellu mitme etapina, siis meil siis etapp võrdub vahetulemus, tuleks siis lisada vahetulemus. Vahetulemuse lisamisel avaneb siis selline vaatepilt, kus esmalt siis tuleb valida
vahetulemus. Seejärel siis tuleb panna vahetulemusele nimetus, näiteks vahetulemuse nimetus välisseinad. Siis tuleb kirjeldada seda mõõdikut, kirjeldada ja mõõdikud seada, et hiljem siis oleks ka tuvastatav, et mida siis toetustaotlusel lubati selle etapiga teha ja mida siis on tehtud. Siis siin on nüüd mõeldud selle etapi tähtaega, et esimese etapi tähtaeg ja esimese etapi abikõlblik summa. Ja see siis peab ka välja joonistuma, et kui välisseinad, abikõlblik summa etapp ja hinnapakkumusel peavad siis ka need nii-öelda kokku minema ja seejärel siis salvesta. Kui te olete etapid järjest ära lisanud, siis lisavahetulemus, kõik etapid ära lisanud, siis ka all kuvatakse, et vahetulemuste summa peab siis kokku olema vastavalt sellele, mis siis oli teil seal eelarves kirjas. Et siis ta läheb ilusti roheliseks ja siis saate üle vaadata ka, et vahetulemuste tähtaeg, kui ehitustegevusel te määrasite seal tähtajaks, üldiseks tähtajaks mingi kuupäeva, siis see kuupäev ei saa olla hilisem, kui see seal eelarveprojekti esimeses sammus siis märgitu. Siis on salvestaja pöördu tagasi tegevuse põhilehele ja avaneb selline vaatepilt, kus siis teil on sisestatud üks tegevus. Siit on siis see avatav. Algselt ongi siin üks rida, kui te siit avate, nelis on pluss, siis on kaks erinevat etappi, kus on siis näha toetuse summa ja vahetulemuse tähtaeg. Ja siis saate hakata ka järgnevaid tegevusi juurde lisama. Ja näitangi teile siis, kuidas ehitustegevusel lisada ettevalmistavat tööd, valite siit ettevalmistav töö. Ja siis ta annabki kohe automaatselt ette ehitamise, mis te siis juba olite varasemalt sisestanud. Ja tegevuse siis saab siit valida projekteerimine, seal rohkem variante ei olegi. Jällegi kindlasummaline makse ja siis tuleb panna sellele ettevalmistavale tööle nimetus, kirjeldada seda tegevuse eesmärki, objekti kulukirjeldust ja tegevuse tähtaega. Samamoodi on siin ka see detailandmete, investeeringuobjekti detailandmed, kus siis tuleb valida tegevusvaldkonna grupp, tegevusvaldkond, MTAK-kood ja tegevuse alustamisaeg ja need tõendusdokumendid. Siin on valik väiksem, et siit siis tuleks ka valida, et millised on need tõendusdokumendid. Ehitus, ilmselt on see siis projekt ja saab siis ka muid valikuid siin teha, lisada muu ja kirjutada siis juurde, et mis veel võiks olla tõendusdokument. Ja samamoodi on siin ka see aadress, et aadressi sisestamine, nagu ka eelneva ehitustegevuse puhul, et lisarida, alustate siis tänavast või talust, määrate põhiaadressiks ja katastritunnus tuleb automaatselt. Kui see ettevalmistav kulu on juba tehtud, aga ei ole tehtud enne 1. jaanuari aastat 2023, kuludokument on juba olemas, siis saate ka selle PRIA-le juba ära esitada. Selleks siis valite siit dokumendi liigi, panete kuludokumendi numbri, kuludokumendi kuupäeva ja lisate faili juurde. Ja siis, kui see on tehtud, siis salvesta ja sisesta eelarve. Avaneb selline vaatepilt siis, kus ette on teil juba antud see remonditöökoja laiendamise projekteerimine, ehk siis see, mis te sinna tegevuseks panite. Panete siit muuda ja lisate siis ühiku, milleks on siis tükk, ühikute arv 1 ja palju siis projekteerimine maksma läheb, käibemaksumäär ja salvestate. Ja määrate ka toetuse määra, milleks siis hetkel olen pannud 65%, aga siin siis tuleb tähelepanu pöörata sellele, et kui abikõlblik summa on seal näiteks 500 000 eurot siis, ja maksimaalne toetuse summa on üldse 200 000 eurot, siis see toetuse määr ei saa olla 65%. Ja seejärel siis tuleb salvestada ja tekib siis siia teine tegevus. Projekteerimisel ei ole vaja vahetulemust sisestada, seda tehakse ühe etapiga. Ja nüüd näitan siis, kuidas materiaalset vara, et seal on mõningad erisused võrreldes ehitustegevusega. Tuleb siis samamoodi tegevuse eesmärk, objekti kulukirjeldus, tegevuse tähtaeg.
ja investeeringuobjekti detailandmed. Ka täpselt samamoodi siis tegevusvaldkonna grupp, tegevusvaldkond, MTAK. Ja siin on siis materiaalse vara puhul on siis küsimus, et kas investeering tehakse taastuvenergiaallikast energia tootmiseks seadme soetamiseks. Kui on jah, siis avanevad täiendavad küsimused. Ja siin siis tuleks ära märkida, et soetatava seadme nimi võimsus, taastuva energiaallika liik, ma olen siis siia need valikud välja toonud, et mis liigid saavad olla, et siis peavad vastama elektrituruseaduse paragrahv 57 lõike 1. Siis tuleks valida seadme soetamisel tootmisviis, tegevuse alustamise aeg ja objekti paigaldamise koht, kas on ehitis või on seal midagi muud ja ehitisel, kuhu masin või seade paigaldatakse, siis kas on ehitisregistri kood, jah või ei. Kui on ehitisregistri kood olemas, siis tuleb see siia ka sisestada. Siis sarnaselt on ka siin küsimus, et kui see materiaalne vara maksab üle 100 000 euro ilma käibemaksuta, siis tuleb ka siin vastata, kas tuleb viia riigihangete registris. Kui ei tule, siis avaneb ka küsimus, et kas siis järelikult siis olla variant, et on teil 3 hinnapakkumust ja 3 hinnapakkumuse küsimusel siis tuleb vältida huvide konflikti. Ja siia siis tuleb panna linnuke, et olete seda huvide konflikti vältinud. Ja sarnaselt on ka siin siis tõendusdokumendid, tuleks siis ära valida, et millised on need tõendusdokumendid, millega te siis seda materiaalse vara soetamist tõendate hiljem. Ja jällegi investeeringuobjekti aadress, tunnus. Materiaalse vara puhul siis on kasutusõigus tuleneb siis saab ka tulla rendilepingust. Kui olete valinud rendilepingu, siis saab siia selle rendilepingu juurde lisada. Ning on küsimus, kas on tähtajatult või on jah, siis kuupäeva lahtrit ei avane. Kui on ei, siis tuleb sisestada ka siia see kuupäev, mis siis lepingust tuleneb. Ja samamoodi, et kui on kaasomandis maa, ehitusalune maa või ehitis, siis jah, vastuse korral tuleks siis nõusolek siia panna. Ja kui see materiaalne vara on sisestatud, siis saab eelarvet sisestada. Ja siin siis on selline tühileht esialgu, kus siis tuleb samamoodi toetuse määr, lisa uus kulurida, avaneb täpselt samasugune vaatepilt, tuleb siis netosumma, käibemaksumäär ja salvesta. Ja kui on üks tegevus, näiteks mul on siin välja toodud saag, formaat saag, siis siia vahetulemust sisestama ei pea, et see ongi justkui üks etapp. Ja seejärel siis salvestab pöördu tagasi tegevuse põhilehele. Ja siis on tekkinud siia nii-öelda 3 tegevust, mis on siis hetkel 3 etapis tehtavad. Ja kuna sellel formaatsael siis näitena on siis esialgne abikõlblik summa 40 000 eurot, mis jääb siis alla 100 000, siis siia tuleb ka hinnapakkumused sisestada. Hinnapakkumused tuleb sisestada nagu ikka. On ka muudel sekkumistel sarnane loogika lisahinnapakkumus. Siis avaneb küsimus, et kas on võitnud hinnapakkumus, vastate jah, sisestate pakkuja nime. Registrikoodi nimi tuleb automaatselt, faili, netosumma, käibemaksuga summa. Ja niimoodi sisestate siit lisapakkumusalt siis 3 hinnapakkumust vähemalt siis tuleb sisestada. Kui te 3 hinnapakkumust ei ole sisestanud, siis on siin all tegelikult üks täiendav küsimus veel. Peate põhjendama, et miks ei ole 3 hinnapakkumust. Ja hinnapakkumuste lisamisel tuleb ka välja tuua olulisemad näitajad, mille puhul siis pakkumus küsiti, mis olid aluseks parima pakkumuse väljaselgitamisel. Ja kui hinnapakkumused sisestatud, siis salvestaja pöördu tagasi. Nüüd näitan ära ka veel immateriaalse vara soetamise, sisestamise. Selleks siis saab olla näiteks näitena toodud litsents. Samamoodi tuleb tegevuse eesmärki, objekti kulukirjeldus, tegevuse tähtaeg, siis detailandmed, MTAK-i koodid, alustamine,
sarnaselt ka ostumenetluse küsimus. Ja immateriaalse vara puhul on siis erinevad kinnitused, mida siis tuleb siin kinnitada, et need siis tuleks kõik läbi lugeda. Ja siis kinnitada, et neid on siis nii-öelda järgitud. Ja tegevuse ellumise kohta esitatavad tõendusdokument on siis sarnaselt tuleb ka ära valida, mida siis hiljem esitatakse. Näitena on siis välja toonud, muu on siis üleandmisvastuvõtmisakt, litsentsi kinnitav dokument. Et siia siis saate ise kirjutada ja asukoha andmed ning salvestaja sisestaja eelarve. Ja eelarve täpselt samamoodi, nagu oli ka materiaalse vara puhul, toetuse määr, lisa uus kulurida, netosumma, käibemaksumäär, salvesta. Ja täpselt samamoodi, kui viiakse ellu ühes etapis, vahetulemust ei sisestata. Salvestaja pöördu tagasi põhilehele. Ja kui kõik tegevused on salvestatud, siis saate siit esimeselt lehelt üle kontrollida kõik tegevused, esialgsed abikõlblikud summad, toetuse summad, vaadata, et kõik etapid vastavalt sellele, mis te olete mõelnud, et mis järjekorras neid ellu viia, et kõik kuupäevad oleks loogilised, hinnapakkumused on lisatud. Ja siis selle sama sammu all on ka kokkuvõte, kus te siis saate veel kontrollida, et on kõikide tegevuste abikõlblik summa on kokku ja taotlusega taotletav toetuse summa on ka siis siin välja toodud. Ja liigute edasi. Ja olemegi jõudnud esitamise sammu, kus siis peab siis veel ühe kinnituse lisama. Siit veel saab enne esitamist võtta välja PDF-i faili, kus siis on nii-öelda toetustaotlus. Saate selle veel üle lugeda rahulikult. Täies tervikus ei pea sammude vahel siin edasi-tagasi liikuma, vaid on nii-öelda terve failina. Ja siis siin ka toon välja selle, et kui homme selgub, et on ka eeltäitmine võimalik, siis te ei saa taotlust ja te hakkate eeltäitma taotlust, siis te ei saa taotlust enne esitada, kui 1. veebruar on käes. Ja see teavitus on ka siis siin üleval kajastatud, et saate küll salvestada, aga esitada ei saa. Ja kui te alustate 1. veebruarist taotluse täitmist, siis seda teavitust ei ole ja taotluse saab ilusti ära esitada 1. veebruaril. Kui taotlus on esitamata, kuvatakse siin info. Kui taotlus on esitatud, siis öeldakse, et taotlus on esitatud. Nii, ja toon ka välja siis, et kui taotlus on esitatud, siis toetustaotlus liigub hindamiskomisjonile hindamiseks. Ja kui toetustaotlus on vastanud kõikidele miinimumnõuetele, mis on siis määruses välja toodud, siis liigub see menetlusse ja PRIA teeb otsuse 70 päeva jooksul, arvates siis taotluse esitamise päevast ja tegevuste elluviimiseks peab olema siis, on teil siis 2 aastat aega, arvates siis taotluse rahuldamise otsuse tegemiseks. Oleme teinud ka abimaterjale, et teil oleks lihtsam taotlust esitada. Oleme koostanud juhendi toetustaotluse esitamiseks e-PRIAs. See on seesama juhend, mis on siis kättesaadav taotluselt sealt rohelisest nupust, vajan abi. Siis on korduma kippuvad küsimused, kus on mõned selgitused välja toodud selle kohta, et mis on enim küsitud. Siis on hindamiskomisjoni metoodika, mis on üsna detailne. Sealt siis saate vaadata, et mille järgi siis hindamiskomisjoni liikmed hindavad. Ja on ka üks Exceli tabel, kus on siis taotlusvormi kõik andmeväljad ja seal on siis välja toodud ka kõik abitekstid. Ja täiendavalt veel siis on ka tähistamise nõuded välja toodud, finantsprognoos, ehitushinnapakkumuse vorm ja ka juhend, millele Allar viitas, riigihangete registri kasutusjuhend toetuse saajatele, et kuidas seda toetuse saaja ostu siis seal riigihangete keskkonnas läbi viia. Ja mina tänan. Aitäh!